Kas teie saite sellest salvestusest midagi aru? Mina ka mitte. Tere varahommikust, päevast, õhtust või südaööd. Ma ei tea, mis kell teil muidugi on, aga mida ma tean kindlalt on see, et ma olen Märt-Martin Jürisalu ja täna ma räägin teile erinevatest salvestusmeetodidest läbi aegade, mis on olnud kasutusel Eesti pinnal. Salvestus, mida te just hetk tagasi kuulsite, on salvestatud 1921. aastal vaharullile. Vaharullid ja ka fonograafid, millega nendele salvestatakse, leiutas 1877. aastal tuntud mees nimega Thomas Edison. Peale seda läks aega kõigest umbes 35 aastat ja see imeline tehnika jõudis meile ka Eestisse. Nimelt hakati fonograafe ja vaharulle Eestis kasutama aastal 1912. Soomest tuli üliõpilane nimega Armas Otto Väisenen, võttis selle kaadervergi endaga kaasa ja käis Kagu-Eestis rahvaviise kogumas ning hiljem käis ta ka Setumaal. Välimuselt näeb see suuresti välja nagu esimene kujutis, mis teile pähe tuleb, kui te mõtlete sõna peale grammofon. Ruupor on see peamine sarnasus nende kahe vahel, aga selle all paiknev süsteem ise on fonograafil suurem. Töö põhimõtte vaharullidel ja fonograafidel on suures pildis selline, et hääle energia, mis fonograafi siseneb, liigutab masinas olevat nõela, mis jätab pöörlevale vahasilindrile või siis vaharullile jälje. Mida tugevam on heli, seda sügavam on vaharullile jäänud jälg või vagu. Eestis kasutati seda süsteemi umbes 1950-ndateni, aga kuna neid rulle ei olnud võimalik juurde saada, siis kirjutati need tihtipeale ka üle. Tulemus ei olnud kaugeltki ideaalne ja tihtipeale ei olnudki jutust aru saada, aga heli sai salvestatud ja hiljem ka tagasi mängitud, nii et tegemist oli ikka läbimurdva leiutisega. Aga kuulame veel enne edasiliikumist Soome külalise Väiseneni oma enda salvestust ka. See salvestus on lindistatud 1912. aastal ja on pärit Tartust. Järgmisena tulid suurejoonelised kasutusele magnetofonid. Magnetofonidega oli tegemist juba tuntavalt parema heliga, kui vaharullid seda ise võimaldasid. Selle aparaadi algse variandi leiutajaks peetakse taanlast Valdemar Paulsenit, kes leiutas selle aastal 1898. Eestis võeti see alles laialdasemalt kasutusele aga 1950-ndatel. Seda kasutasid esimesena endised Keele- ja Kirjanduse Instituudi folkloristid. Enne seda muidugi veel kasutas seda tehnikat Eesti raadio ja seda juba enne teist maailmasõda. Kui fonograafiga on tegemist mehaanilise süsteemiga, siis magnetofoni puhul on tegemist elektroonilise süsteemiga. Eelnevalt keerutas fonograafi rulli vedrusüsteem, nüüd ajas elekterasja käima. Heli salvestamine toimub magnetlindi peale, mis on õhuke plastriba, mille ühele poolele on pandud magnetiline materjal. Ülejäänud aparat ise keerutab seda linti ühtlase kiirusega ning helisignaal jäädustatakse lindile salvestuspea abil. Salvestuspea abi kasutatakse ka selle jaoks, et pärast salvestust kuulata. Et selle välimuse ettekujutamist teile kergemaks teha, ma võin öelda, et see on see suurte ratastega masin, kus jookseb lint vahel, mida te olete kindlasti mõnes vanas filmis või mõne vana pildi peal näinud. Seda tehnikat kasutati umbes kuni 90-ndateni. Aga nagu ütlus käib, pikk jutt. Kuulame siis nüüd salvestust. See salvestus on pärit 53. aastast Kolgajaanilt. Kui ma enne olin erka, käisin kärka. Käisin kui maa müdises, käisin kui rohi kärises. Käisin kui rohi kärises. Kui mina hakkan laulemaie, laskemaie, siis jääb küla kuulamaie, vallarahvas vaatamaie, vallarahvas vaatamaie.
Talu tõusis tapuaeda rikkad rehe katusele. Sandid sauna harja peale kuulata mu sõnu ta. Lapse hullu laulusi ta. Kus see laps need laulud võtnud, nooruke sõnad osanud. See pole tütar tüüda teinud ega kangasta kudunud. Ega kangasta kudunud. Ja see juba toobki meid enam-vähem tänapäevase tehnika juurde. Järgmine suur samm oligi üleminek digitaalsalvestusele ja üleüldse arvutisüsteemidele. Tulid kasutusele peamiselt kõvakettad ja väiksemas mahus ka minidiskkettad, ehk siis võib öelda, et CD-kettad. Peale selle tehnika väljatöötlemist hakati võimalikel olukordadel ka vanemaid salvestusi digitaalmaailm üle tooma. Paljud vaharulli ja magnetlindi salvestused töödeldi ümber digitaalseks. Tuleb siiski mainida, et ka väga harvadel juhtudel kasutatakse veel magnetofoni tänapäeval edasigi. Ma väga tänan, et te olete veel siin ja kuulamas, aga ega nüüd ei jäägi enam palju muud üle, kui oodata, mida tulevik meile toob ja kuulata seda väga tänapäevast lugu Trad Attackilt. Pass, pass!